eks see kinnikukkumise aeg oli niisugune sügisene aeg ja korraga oli selles samas keldris, kus siin see makett on, oli 3 organisatsiooni poisitüdrukud. See oli niisugune õnnetu aeg, kuidas see toimus, kuskalt edasi arves, seda ei teagi ja polegi see väga tähtis. See oli venelaste suur võit meie üle. Ja meie organisatsioon pudenes tasapisi, võib-olla võttis kuu aega, kui viimased veel tulid meile seltsiks. Aga siis oli esimesest koolist oli kas midagi 16, seal ei olnud mitte ainult koolipoisid, seal oli täiskasvanud oli ja niisugune segapunt oli. Ma olin paari poisiga pärast oli veel laagris Siberis. Siis oli veel üks noorte poiste punt, nooremad veel kui meie, see olid ka Tartu poisid. Nii et see oli niisugune õnnetu või õnnelik trehvamine vaenlasele. Ja Paidest oli ka. Jah, olidki Paide poisid olid. Suured Madis ja kes seal olid veel ka. Jah, sama ja täpselt. Nii et see ja umbes samal ajal oli Tallinnas oli kinnikukkumine, suur organisatsioon kukkus ka vist samal ajal või natuke enne meil. Nii et see oli, venelased nägid hirmsat vaeva, nad olid ilmselt sokutanud siis oma poisse meie noorte sekka ja kuulama juttusid ja kõiki ja see kuidagi moodi siis tõenäoliselt aitas selle asja paika panna. Aga see kinnikukkumine ise, jah, see läks küllalt, kuidas keskil ruttu saadi jagu, kui keegi midagi eriti teadis, ruttu saadi jagu ja mindi kohe jälle uute järgi. Mina kukkusin kinni kella 2 aegu, 10. Läksin ülikooli juurde, oli parajasti uus tund, ma olin kehakultuuris. Ja uus tund hakkas pihta, ujuvistund pidi hakkama ja vaatasin, et natuke varem sain sinna, et lähen võima juurest läbi. Seal üks onkel, sina oledki Raidma, mul on vaja rääkida. Räägime ruttu ära, et ma tundi kõne. Ei saa, tuleb tulla kaasa. See pärast oli see Russak, see korvpallimängi Russaku vend, aga tookord ma neid mehi teadnud. Ja ütlesin veel, et kui ma niiviisi lähen ära, et mul vähemalt treenerile vaja ütelda, et ma ei saa tulla, et keegi tahab minuga rääkida uuesti. Läks siis olid Sahva ja kes seal olid parajasti Sahva ja ei ole veel, seal oleks 3 meest olid seal õppejõudude ruumis ja ütlen, et näete, mind üks onkel kutsub ära, et tahab viia halli majja minnud vestlema. Ja läksime siis ja all nagu ära uksest välja saime, oli kohe 2 jõudu veel juures ja vaata, et sa käsi ei liiguta liiga ja et sa väga kiiresti ei astu ja oligi minek. Jalgsi viidi või? Ei olnud. All Raekoja platsis oli veoauto peal oli üks kolega soldat ja üks istus juba seljaga vastu kabiini, istus juba põrandal seal üks onkel, ma ei tea, kes ta oli. Mul ütles tunne, et see oli põueteenis. Ja Allis Majas hakati kohe uurima, püstoliga vehkima sain ja kõik, et selkust tegema, ma ei tunnista, mis pärast ma peaks. Pole ma midagi niisugust asja, et spordimees olen ja muu mind ei huvita, mul pole aegagi muu asja jaoks. Siis toodi Liivi Mauno toodi ja see luges juba mitu nime ette, Kaarupi nime luges ette ja Tõnni nime luges ette. Ma vaatasin edasi korrast ära. Aga mina jäin vait, mul kord midagi ikkagi rääkida, mis ma olen patama hakkan. Siis oli selle Kosakiniga oli pahandus. Kosakin kutsus mind järgmisel õhtul enda juurde juba ülekuulamistele, ta oli siis pea ülekuulaja. Ja ma ei rääkinud midagi ja siis ta tuli nüüd jalaga lööma ja siis lõi minust mööda kogemata ja komistas kukkus maa. Seal oli ta minu peale terve see aeg tige.
ülekuulamisel niiviisi siis jätkus, et siis tuli tasapisi juba, kui kõik oli juba pudenenud siia ja sinna ja otse juba küsiti. Eks siis sai ise ka mõnda teist kolmandat rääkida, ega ma ei olnud niisugune mees, et ma mitte suud lahti kellasid ei teinud, ikka vaheldud vaatasid, et mis seal ikka, et see ei saa ju midagi keerulist olla. Aga võib-olla teisele mehele keeras mingi suurema käki kokku, väike vestlus. Kunas seal olid, kellega seal olid. Aga tähtsamad asjad seal relva hankimine ja lihtsalt asjad jäid varju. Need ei tulnud välja ja ei tulnudki välja. Enda sõltunu 3 tükki mul oli, nemad ei teadnud organisatsiooni nime. Ma neid ei ütlenud. Need ei tulnud välja, neid ei teadnud ka keegi.